Meeskond, nüüd on president andnud ka uusi üksikasju selle aasta alguses toimunu kohta, kui Iraani režiim tappis oma riigis 45 000 tsiviilisikut. Pärast seda ütles president Trump mulle, et Ameerika Ühendriigid saatsid relvi Iraani meeleavaldajatele. Ta ütles mulle, et me saatsime palju relvi kurdide kaudu ja president ütleb, et arvab, et kurdid jätsid need endale. Ta jätkas, öeldes, et me saatsime relvi meeleavaldajatele, palju relvi. Ja nii, siin on mõned pealkirjad minu vestlusest president Trumpiga. Kõik see toimub juba üle kuu aja operatsioonis Eepiline raev. Ja pärast seda edukat USA operatsiooni öösel, et päästa see Ameerika sõjaväelane, kes oli kinni Iraani territooriumil. President ise andis käsu selle operatsiooni läbiviimiseks pärast seda, kui CIA tuli laupäeva hommikul ja kinnitas reedel alla tulistatud F-15 meeskonna liikme täpse asukoha. Otsus saata 100 USA eriüksuslasi Iraani territooriumile ja päästa see Ameerika sõjaväelane. Ma tahan olla kindel, et sain õigesti aru. Kas te ütlete, et president ütles teile, et ta saatis relvi? Ei. Aga tere hommikust, inimesed! Rääkisin president Trumpiga 15 minutit. Ta kirjeldas üksikasjalikult kulisside taga peetud läbirääkimisi iraanlastega ja seda, mis juhtub, kui Iraan ei jõua heas usus kokkuleppele. President ütles mulle, kui nad kiiresti kokkuleppele ei jõua, kaalun ma kõige õhku laskmist ja nafta üle kontrolli võtmist. Ta jätkas, te näete üle kogu riigi sildu ja elektrijaamu kokku varisemas. Küsisin võimaluse kohta sõlmida leping iraanlastega ja ta ütles, need, kes Iraani nimel läbi räägivad, on nüüd saanud amnestia, et läbirääkimisi jätkata. Ja president ütles mulle, et ta arvab, et suudab kokkuleppe saavutada homseks. Ta ütles, ma arvan, et homme on hea võimalus. Nad peavad praegu läbirääkimisi pärast presidendivalimisi. Truth Socialis, kus ta rääkis neist läbirääkimistest iraanlastega, näitame seda. Ta ütles, teisipäev on jaama ja silla päev, kõik ühes. Iraanis pole midagi sellist. Avage väin, te värdjad, muidu elate põrgus, lihtsalt vaadake, kiidetud olgu Allah. President postitas Truth Socialis operatsioonist ja oma uuest punasest joonest Iraani režiimi suhtes. Nüüd andis president ka uusi üksikasju selle kohta, mis juhtus selle aasta alguses, kui Iraani režiim tappis presidendi sõnul oma riigis 45 000 tsiviilisikut. Trump ütles mulle, et Ameerika Ühendriigid saatsid relvi Iraani meeleavaldajatele. Ta ütles, saatsime neile palju relvi kurdide kaudu, kuid ta arvab, et kurdid jätsid need endale. President jätkas, saatsime relvi meeleavaldajatele, palju relvi. Ja nii, siin on mitu pealkirja minu vestlusest president Trumpiga. Kõik see toimub rohkem kui kuu pärast operatsiooni Eepiline raev ja see kinva öise operatsiooni edu järel, mis päästis Iraani territooriumil lõksu jäänud Ameerika sõduri. President andis selle operatsiooni käsu. Pärast seda, kui CIA kinnitas laupäeva hommikul reedel alla tulistatud F-15 meeskonna liikme asukoha. President otsustas taas saata 100 eriüksuslasi Iraani territooriumi sisemusse ja päästis edukalt sõjaväelase. Kas ma vaatan, kas ma sain õigesti aru? Sa ütled siis, et president ütles, et USA saatis relvi meeleavaldajatele kurdide kaudu, aga kurdid jätsid osa neist endale. Õige. President ütles, et USA saatis sel aastal relvi Iraani meeleavaldajatele. Ta ütles, me saatsime palju relvi kurdide kaudu ja arvab, et nad jätsid need endale. Pidage meeles, et president andis lubaduse Iraani meeleavaldajatele, kes olid selle aasta alguses tänavatel. Need pildid levisid internetis näidates tuhandeid inimesi, kes tapeti praeguse Iraani režiimi käe läbi. Ta ründab praegu Ameerika vägesid. President lubas Truth Socialis meeleavaldajatele, abi on teel. Saime Trumpi kõnest teada, et ta üritas saata meeleavaldajatele relvi, et nad saaksid vastu hakata ja end kaitsta. Tuletame meelde, need olid rahumeelsed meeleavaldajad, kes protestisid valitsuse vastu ja keda Iraani režiim tänavatel elava tulega ründas. Nad tapeti massiliselt ja Fox News rääkis Iraanis inimestega, kes kasutasid Starlinki ning kirjeldasid tänavatel kohutavaid stseene ning president ütles, et toetus ja abi on teel. Seega tundub, et see oligi see abi, millele president viitas.
ja nüüd, 3 kuud hiljem, pakub president iraanlastele diplomaatilist lahendust selle konflikti lõpetamiseks. Kas sama pakkumine, mis tehti iraanlastele enne operatsiooni Eepiline raev? Täpselt nii. Läbirääkimiste laua taga enne operatsiooni oli Iraani režiimi algne seisukoht, et neil oli 460 kilo 60% rikastatud uraani, millest piisaks 11 tuumapommi tootmiseks. President, olles teadlik rakettidest ja tuumaambitsioonidest, andis käsu tegutseda. Rohkem kui 35 päeva hiljem pakub president iraanlastele uut diplomaatilist lahendust ja ütles täna varahommikul Fox Newsile, et loodab Iraaniga homme kokkuleppele jõuda. Ta ütleb, et arvab, et homme on hea võimalus. Nad peavad praegu läbirääkimisi, kuid president kordab taas, nad näevad üle kogu riigi sildu ja elektrijaamu hävitatavat, kui nad kokkulepet vastu ei võta. Uskumatu reportaaž, Trey. Aga see on huvitav, sest ta ütles, president Trump ütles, et ta on optimistlik ja tundub, et homme võib kokkulepe sündida. Kuid kas sa märkasid temas ka teatavat pettumust, kui ta rääkis läbirääkimistest? Sest Iraan pole kunagi oma seisukohta muutnud. Siiani pole nad näidanud üles ühtegi märki heausksest läbirääkimisest. Aga võib-olla on viimase 24 tunni jooksul midagi muutunud? Lühike vastus on ei. Ei tundu, et iraanlaste läbirääkimisviisis oleks midagi olulist muutunud. Mis on muutunud, on jätkuv surve. President Trump andis käsu rünnata B1 silda, uut silda Iraanis, mida USA luureandmetel kavatsesid iraanlased kasutada sõjaväevarustuse transportimiseks. Ja ta ütles mulle telefoni teel, et samal ajal, kui nad üritasid kokkulepet saavutada, püüdsid iraanlased läbirääkimiste ajakava edasi lükata, öeldes näiteks, et kohtume järgmisel teisipäeval, kuid president ütles ei, kohtume juba järgmisel tunnil, sest see president tahtis kokkuleppe kiiresti sõlmida. Ta tahab töö lõpule viia ja lõpuks püüdsid iraanlased läbirääkimisi venitada. President andis käsu rünnata seda kriitilist infrastruktuuri Iraanis, näidates, et Ameerika Ühendriigid ei tee nalja ei lahinguväljal ega läbirääkimiste lauas. Ja ma tundsin, et president Trump võtab neid ähvardusi Iraani režiimi vastu väga tõsiselt, arvestades nende keeldumist sõlmida heauskset kokkulepet, kuigi president on andnud mitu võimalust. Ja ta ütleb mulle uuesti, et ideaalis võtab ta Iraani nafta, kui nad ei ole valmis kokkuleppeks. Ja see on selles konfliktis suur areng. Ja president teeb oma postituses Truth Socialis väga selgeks, et Iraani energia- ja elektritaristu saab järgmistel päevadel sihtmärgiks, kui Iraan homme kokkulepet ei tee. Sinu vestluse põhjal siis, Trey, eriti kui arvestada, et pole olnud ühtegi tõendit selle kohta, et režiim oleks usaldusväärne, nad teevad kogu aeg kokkuleppeid, nad ütlevad kogu aeg asju ja nad ei vii seda kunagi ellu. Kas see oli sinu mulje, kui sa presidenti kuulasid? Ja kui see nii on, siis tundub, et 24 tunni jooksul kuuleme palju rohkem pommitamistest. Jah. President saab kokkuleppest väga hästi aru, vähemalt nii sain mina vestlusest aru, ja ta ütles, et me räägime peamiselt Hormuzi väina avamisest. Täpselt nii. Ja taas kasutavad iraanlased neid väikeseid miinipaate, et proovida takistada miljardite dollarite väärtuses naftakaubandust läbi väina. See on midagi, mida nad saavad jätkata, sest see on Iraani jaoks väga odav, kuid rahvusvahelistele energiaturgudele väga kallis ja president saab sellest aru. Ja siis, peamine asi, millest ta rääkis, oli Hormuzi väin. Ta ütles ka, et on veel 15 muud punkti, kuid ta usub, et suudab Iraani režiimiga kokkuleppele jõuda. Ma arvan, et oluline osa siin on ka presidenti läbirääkimiste meeskond. Me räägime Ameerika Ühendriikide eriesindajast Steve Witkoffist ja presidendi väimehest Jared Kushnerist. Kui sa mõtled eelmisele aastale, siis kogu piirkond ei uskunud, et relvarahu kokkulepe Iisraeli ja Hamasi vahel oleks võimalik. Ja lõpuks saatis president Jared Kushneri Egiptusesse, et saavutada kokkulepe, mida kõik pidasid võimatuks. Ja ma arvan, et see ongi praegu see tunne. Lõppkokkuvõttes saavutatakse läbiräägitud kokkulepe. President annab iraanlastele praegu lihtsalt võimaluse selleks, et olukord siin rahuneks, sest Ameerika Ühendriikidel on piirkonnas rohkem Ameerika vägesid. President on valmis vajadusel saatma Lähis-Idasse rohkem vägesid, kuid 10 000 Ameerika sõdurid on juba piirkonnas. Ja nagu me eile õhtul nägime, on Beckerliua eriüksustel, keda on 100, võimekus siseneda Iraani territooriumile, viia seal läbi operatsioone ning edukalt lahkuda ilma kaotuste või tõsiste vigastusteta.
ja taaskord on see samuti heidutussõnum, väidavad allikad. Rääkisin täna ühe kõrge Zaghir Mahnira ametnikuga, kes ütles, et ainult Zaghir Mahniral on võime teha seda, mida praegu Iraanis tehakse. Ja presidendil on laual mitu võimalust. Laual on võimalused selle konflikti suuna osas. Ja nagu varem mainisime, andis president iraanlastele aega kuni homseni, et saavutada heauskne kokkulepe. Vastasel juhul tuleb selle eest maksta, nagu president ütles, sihtides konkreetselt Iraani elektrivõrku ja sildu. Ta kirjeldas seda kui elektrijaamade ja sildade päeva. Koordineeritud jõupingutus režiimi südame ja selle infrastruktuuri tabamiseks, kui nad ei soovi heas usus läbirääkimiste laua taha istuda ja kokkuleppele jõuda. Noh, Trei, sinu jutt annab mulle palju lootust. No mõtlen, me kõik oleme palvetanud rahu eest ja loodetavasti läbirääkimiste mingi väljapääsu eest sellest olukorrast. Kas president andis teile mingit vihjet, kes neid läbirääkimisi juhib? Minu arusaamist mööda ütlesid iraanlased eelmisel nädalal, et nad tahavad pidada läbirääkimisi J.D. Vance'iga. J.D. Vance alustas läbirääkimisi kellegagi Iraani poolelt. Ja siis see inimene, me tapsime ta, ma arvan, või vigastasime ja hiljem tapeti mõned tema pereliikmed, kui ma ei eksi. Paranda mind, kui ma eksin. Nii et kes juhib läbirääkimisi ja kellega nad läbi räägivad? Sest osa probleemist on see, et kui sa tapad nii palju juhte, siis ei jää eriti kedagi, kellega läbi rääkida. Ma olen diskreetne, aga mul olid ametlikud ja mitteametlikud vestlused president Trumpiga umbes 15 minutit. Ma saan aru. Ja ta ütles mulle, et praegused Iraani poole läbirääkijad on hetkel saanud piiratud amnestia. Neid ei tapeta seni, kuni need läbirääkimised jätkuvad. Ja see on midagi, mida iraanlased taotlesid ja president oli valmis selle andma, arvestades, et ta kontrollib praegu nende läbirääkimiste ulatust. Aga ma arvan, et president rääkis ka sellest, kuidas iraanlased läbirääkimisi peavad. Ja sellest sain ma aru, et neile meeldib venitamine. President andis eelmisel nädalal selle rünnakuga ühele olulisele sillale Iisraelis, Iraanis märku, et kas nad sõlmivad kokkuleppe või kannatavad tagajärgede all, kui seda ei tee. Ja siis ütles president mulle jälle, et iraanlased üritasid läbirääkimisi veel nädala ja mõne päeva võrra edasi lükata. Ja president ütles siis, ei, te hakkate läbirääkimisi pidama juba järgmise tunni jooksul. Sest taaskord on see president, kes on otseselt kaasatud ja räägib iga päev erisaadiku Steve Witkoffi ja oma väimehe Jared Kushneriga, sest nad mõistavad selle kokkuleppe struktuuri. Nad mõistavad ka, kuidas iraanlased läbirääkimisi peavad. Ja nad ei pea läbirääkimisi heas usus, kuigi Ameerika Ühendriigid annavad neile selle võimaluse. Õige, me oleme seda varemgi näinud. Me nägime seda varasemates administratsioonides ja erinevus selle administratsiooniga on see, et president ei ole valmis laskma sellel venida. Ta ütleb, et kui kavatsete kokkuleppe sõlmida, tehke seda homme, mitte järgmisel nädalal. Aeg saab otsa. Trei Jingst. Suurepärane reportaaž, suurepärane, hämmastav, suur aitäh. Aitäh, Trei!